Eesti kohaliku toidu tutvustamiseks hakati eelmisest aastast Maaeluministeeriumi eestvedamisel valima Eesti toidupiirkondi. Tänavu on selle väärika tiitli saanud Peipsi toidupiirkond. Peipsi maitsete aasta või üldse maitsete piirkondade asi on teist aastat Eestis, et Maaeluministeerium 2 aastat on nüüd kuulutanud välja konkursi, et mingi piirkond kuulutada nagu maitsete aastaks. Eelmine aasta oli see Hiiumaa. Homsest, 1. maist võtab selle teatepulga üle Peipsimaa ja aasta otsa on siis Peipsi maitsete aasta. See tähendab seda, et meil kõikidel oma üritustel paneme hästi palju rõhku just nimelt sellele puhtale kohalikule toidule. Kõikidel Peipsimaal toimuvatel üritustel võib puhast Eesti või seda Peipsimaa toitu saada nende inimeste käest, kellel on umbes selline põld. Meil on Peipsi toiduvõrgustikus liikmeid suurusjärk 30 praegu ja kõik nad annavad oma panuse sellesse, et Peipsi toit saaks üle Eesti tuntuks. Peipsi toidu aasta avati ametlikult 1. mail, aga juba päev enne toimus Alatskivil Peipsi toitu tutvustav festival. Täna on Alatskivil üks suur Peipsi maitsete aasta üritus, suur Peipsi toidupidu, kus me kutsusime kokku siia Alatskivi lossi hoovi peale kõik need inimesed, kes natukene midagi Peipsi toidu nime all teevad ja kõik on meie oma puhas söök siin platsi peal täna, et erinevalt festivalidest. Meil ei ole ei friikartuleid, ei Coca-Colat, vaid meil on ikka nagu päris söök. Mille poolest aga üldse on Peipsi toit eriline ja miks peaks iga inimene vähemalt korra elus seda proovima? Peipsi toit on nagu ammusest ajast juba olnud natukene selline eriline ja teistmoodi. Meie ise peame selle põhjuseks vana ürgpeipsi nõgu, mis on jätnud hästi viljakad mullad siia ja kõik, mis siin kasvab, on nagu puhas, on tervislik, rääkimata sellest, mis tuleb nagu järvest veel. Et see on tegelikult natukene selline ajalooline, et kui me paneme mingisuguse kohatäiendi mõnele toidule juurde, siis ainuke, mis lisaks Peipsi asjadele meelde tuleb, on Tallinna kilu. Aga üleön kõik Peipsi rääbis, Peipsi sibul, Peipsi ahven, Peipsi kurk, need on ülejäänud kõik need on ju Peipsiga seotud asjad, et need on ajast aega olnud tegelikult see, et Peipsi on olnud Eesti rahva sahver ja eestlased on nagu kogu aeg seda väärist toitu käinud siit endale nagu koju viimas ja Peipsi toit on see toit, mida ei visata ära. Selle aasta jooksul tasub kindlasti Peipsi äärde tulla ning toit ise ära proovida. Meil on siin suvi otsa ja ka mitte ainult suvel, vaid ka talvel on kogu aeg selliseid Peipsi toiduga seotud üritusi. Järgmine asi on tõenäoliselt Peipsi regatt, mis toimub 10 päeva juulikuus. Külastatakse paatidega ja laevadega erinevaid Peipsi sadamaid ja kõikides nendes sadamates on siis Peipsi toit alati väga tugevalt esindatud, et anda seda maitset nagu kõigile tunda. Ja kõik muud üritused ka, kalalaadad, Lübnitsa sibulalaadad, Kallaste sibulalaadad, kõik need meie traditsioonilised üritused on ka sellel aastal seotud just nimelt Peipsi toiduga, et katsume eemal hoida šašlõkid ja Coca-Colad, vaid pakume seda, mis meil siin omal koha peal on ja mida me iga päev kodus sööme. Kindlasti kõikides söögikohtades on olemas puhas Peipsi toit sel aastal.